Ahoi kotkad, mis täna teeb siis? Eelmine kord sai juba alustatud seda seina, on ju, nagu mäletate, aga mida ei olnud olemas veel, miks ei pannud siis ka seda alumist lauda veel, on see, et siit laua alt ju hakkab sisse tulema näriline. Siuke vastik, villa hävitav ja tuuletõkkekangas sööb näriline. Aga kuna nüüd sai ju ehituspoes käidud vahepeal, siis sai juurde toodud sellist asja. Et see ei ole nüüd spetsiaalselt mingi närilise tõrjevõrk, vaid see on lihtsalt sükene nurka käiv krohvivõrk. Aga niisuguse maja seina käiv nagu nurka pannakse siuke krohvivõrk, et see nurk nagu kui pihta läheb millegiga ei lõhu nagu ära. Aga mina nagu juba nutikamad ehitajad siin aimavad, eks ole, kasutan seda siin all niimoodi, et panen selle siia alla. Ja mõõdu poolest täpselt ta siia klapib niimoodi, et saab ta siia kinni lasta ja laud peale kõige alumine pärast ja näriline siit alt nüüd enam sisse ei saa, sealt vahelt ta ei poe, see on täpselt vastu seda fibo sealt alt. Vot siukene asi, et nüüd paigaldab selle ära ja siis on mingi ports laudu ka jälle valminud. Lühemaid juppe sai toas värvitud, et neid saab panna ära, kus mul siin värvitud oli. Ma nüüd täpselt ei mäleta, mis mõõdud olid olemas, aga siia oli, akna kõrvale oli vist olemas. Ja kas oli nüüd siia ka olemas või oli ukse kõrvale olemas, ei tea, aga ühesõnaga, et neid jalust ära saaks, tuleb neid ka vahepeal paigaldada. Ja mida ei näidanud veel eelmine kord, et sai juba pandud see ka siia ära ilusti tiks aega saetud sisse. Et jah, ja siis siia ja kus meil need jupid nüüd olid, millised valmis olid, millised ei olnud, et ühed jupid on veel mitte valmis. Vist oli nii, et siia ei olnud veel ukse kõrvale, aga olid jah need akna kõrvale jupid valmis. Et hakkame neid ka panema. Ja paneb selle siis paneb selle siis siia poole, paneb selle siis selle pisikese naelaga ajutiselt kinni siia alla, et ta seisaks. Nii, ups. Ja teiselt poolt ka, et seda on üksi kehva panna, sellepärast ma ka eriti appi kutsusin. Ja siit tuleb nüüd otsast jätkata ka, et mingi jupp tuleb saagida. Aga ilmselgelt ma ei hakka siin jälle mingisuguseid juhtmeid vedama siia, vaid üritan kõik tööriistad, nii-öelda aku tööriistadeks omal ümber teha, mida vaja läheb. Ja siis loomulikult teeb selle töö ära Tedra aku pealt töötava relakaga. Ja hästi reguleeritav kaitse. Mulle meeldib. Ilma kaitsmeta ei tasu lasta, kui tahate nägijad edasi olla. Et see kiirkinnitusega on väga hea. Enamasti on mingisuguse lollaka kruviga või poldiga tähendab siit. Aga see väga super. Ketas külge. Ja käega pingutab, võtit ei kasuta, sellepärast, et muidu käega tõmbad kinni, siis saad käega pärast ka lahti. Ei pea hakkama mingi võtmega jamama. Ops, nii. Ja natukene veel timmida kaitset paremaks. Kuskil nii ja valmis ta on. Ja ja kui kiilubki liiga kõvasti kinni see ketas, siis praegu panin tähele, väga geniaalne lahendus. Et selliseid võiks olla ka nii-öelda
ju juhtmega relakatel, aga juhtmega relakatel võti on alati lihtsalt kaasas olnud ja mina olen need võtmed nii elektritrellidel kui relakatel sidunud lihtsalt teibiga juhtme külge, et siis siit samast võtad koos juhtmega, keerad lahti kui vaja, et see võti ära ei kaoks või oleks nagu kohe võtta. Aga mille peale Tedra mõelnud on, et see käib välja nagu nugatupest siit samast selle käepideme, nüüd ma surusin liiga kõvasti sisse, mis on hea, et ta tugevalt on jälle, et ära ei kao. Käepideme sisse, noh, geniaalne, noh, hops. Ja ongi kogu aeg kaasas ja olemas. Ja polegi muud, kui läheb siis see laud siia alumise võrgu peale nüüd paika. Ja ma juba kuulen neid ehitajaid ütlemas jämeda häälega, et miks sa naelapüssiga ei löö? Et miks sa haamrid kasutad, et nii palju aega läheb aega ja noh, et palju lihtsam ja kiirem oleks naelapüssiga. Oleks tõesti kiirem, aga nii imelik, kui see ka ei tundu, siis mõni töö on mulle isegi nauditav teha, kuigi ma olen nii pikaaegne ehitaja olnud ja üldiselt on ehitustöödes siiber. Ja üks väheseid asju, mida ma naudin, on siis vanakooli haamriga naelte löömine. Ja tähelepanelikum kuulaja on tõenäoliselt juba kuulnud ka, ma siin mitu korda olen öelnud, et see ehitus, mis ma siin praegu teen, see maja ja see kämps ja need asjad, mis ma siin ehitan, on mu viimased ehitused. Ma ei taha rohkem ehitusest mitte midagi kuulda ega näha. Ja mille kuredi pärast ma pean siis omale selle naelapüssi siia ostma. Et kui ma teda hiljem ei kasuta rohkem. Et nii hull see asi nüüd ka ei ole, see haamriga naela peksmine. Et jah, hoian aega kokku naelapüssiga, aga odavad naelapüssid jätavad jälje sinna laua peale, selle löögijälje. Kallist ma kohe päris kindlasti ei taha osta ja naelapüssi naelad on kallimad kui tavalised naelad ja noh, nagu sai mainitud, et kui ma teda rohkem kunagi ei kasuta, siis milleks mulle seda jama vaja. Et see ei ole nagu mingi relakas või midagi, et millega aeg-ajalt ikka midagi nokitsed ja teed. Vot, ehk siis ei mingit naelapüssi, et nii palju ma nagu suudan ette mõelda. Et mul ei ole seda vaja osta ja pärast hakka mõtlema, kuhu see maha müüa või midagi. Ja tööruumi lihtsalt kuskile nurka seisma ja sinna nagu ruumi võtma pole seda vaja. Ja rendist ju saaks ka võtta selle naelapüssi, aga no jälle, milleks? No hakka nüüd siit Tartu sõitma kuskile veel enne seda püssi tooma ja rendipüssiga ma teen siin ju niimoodi järk-järgult seda asju, vahepeal värvin, siis jälle paugutan lauda värki, see püss peaks olema mu käes siin päris kaua või siis peaksid mul kõik jupid olema valmis ja siis see nii-öelda päevaga kokku lüüa, noh. Ei, mulle nii ei meeldi. Läheb ikka vanakooli haamer ja ma löön selle haamriga nii täpselt, et mingit jälge ei jää siia peale. Selles mõttes, et mingit mööda löömisi tuleb väga harva. Vot. Ja noh, üks väike naelatrikk siis teile ka võib-olla osad ei tea, et nagu ma siin seda lauajuppi lõin, siis ma löön teda hästi otsast, noh ta ei ole nii otsast, aga ütleme, et kui ma nüüd jätkan seda siin sellise 50-se lati peal, eks ole, jätkan seda lauda, siis ma pean lööma päris laua otsas seda naela. Ja mis toimub tavaliselt jämedamate naeltega on see, et see laua ots läheb lõhki. Ja miks ta lõhki läheb? Sellepärast, et vaata, see naela ots on kiilukujuline on ju. Ja see kiilukujuline asi puidu otsa sisse, laua otsa sisse minnes lükkab puidukiud laiali ja tekib pragu. Aga selle vältimiseks siis kõige lihtsam variant on, leia, siin on teine nael on ja leia mingi kõvem pind all ja pauguta see ots niimoodi nüriks. Vaat selliseks. Ja siis ei toimu seda puidukiudude laiali kiilutamist niivõrd palju, vaid ta lõhub lihtsalt selle puidukiu niimoodi puruks ja ta ei lükka seda otsa
laiali niimoodi, pragu sisse. Vot, nii palju ka kunagistest aegadest, kui vanemad mehed õpetasid, naelapervad õpetasid, kuidas naeltega ringi käia. Ja ma ei ole viitsinud alati neid lüüa, siis ma olen võtnud lihtsalt teinekord ka niimoodi, et võtangi mingisuguse 10 naela niimoodi puntrasse ja panen lihtsalt vasta käiakivi või lihvketast või relakaketast ja lasen need otsad kõik korraga ära niimoodi. Ja siis löön nad sisse. Vot. Ja võib-olla algajamatele voodripaigaldajatele, et mida veel mina teen, on see, et laud kipub ikka vahel paigast ära minema, et üks ots tõuseb liiga kiiresti, kiiremini kui teine või eriti niisugustes kohtades, kus ongi nagu siin, et on selline väiksem pilbas, väiksem vahe, et siin kipub madalam jääma, laud läheb paremini kokku kui pikk laud, mida vahest väänama peab, on kõverad, ja siis ta ei lähe alati nii kokku ja kipub minema niimoodi, et see lühem jupp jääb läheb kiiremini ja paremini kokku ja madalam, kui teiselt poolt näiteks mingi pikem, eks ole, pikem lauajupp, et ei peaks kogu aeg loodiga jamama või üldiselt see lood ei olegi nii tähtis. On tähtis, et ta jookseks paralleelselt ülesse, et hiljem ei näitaks siit välja, et midagi kiilus on. Et seda ei peaks kogu aeg mõõtma eraldi või loodiga jahmerdama või midagi, siis mis mina teen on, ma panen lihtsalt lindiga niisugused kontrolljooned nii-öelda peale mingi maa tagant. Näed, siin on joon. Ja kui lauaga sinnamaani jõuad, siis näed juba silmaga ära. Et need ei pea täpse mingi kindla mõõdu peal olema. Et kui laud jääb näiteks 2 senti alla poole sellest või midagi, siis sa näed kohe teisega võrreldes juba ära ju, et kust poolt pead hakkama kergitama siis 2-3 millimeetri haaval, et seda pool punni tõstad seda lauda nii-öelda siis, kui ta liiga madalaks jääb ühest otsast. Ma niimoodi piltlikult näitan, tõstan rohkem kui tegelikult vaja, aga kui hakkab näiteks üks ots madalamaks jääma, siis lihtsalt niimoodi tõstad natukene kõrgemale, niimoodi 2-3 milli haaval kasvatad ta võrdseks. Ja siis nende kontrolljoontega saadki mängida, et kummalt poolt otsast on vaja niimoodi jälle tõsta või langetada seda lauda. Ma ei jõua nüüd tööle panna mikrofoni, keegi ründab sumpa praegu. Et vaatame, mis elukas seda sumpa ründab. Kas see oli saarmas või ma näen seda. Ma näen, ta on seal vaikselt läme. Mingi tume ollus on seal, ründab seda sumpa. Kas see on saarmas või haug? See on haug. Mine metsa. See on haug, ma nägin. Katsume vaikselt ligi saada. See oli haug, ma nägin praegu. See üritab rünnata, äkki on hammastega kinni siin sumba küljes praegu. See üritab rünnata seda. Pani minema siit. See üritab rünnata seda sumpa, mine metsa nagu. Haige värk. Mul on siin särjed sees. Ja see elukas proovis praegu neid rünnata siin. Täitsa crazy värk. Ülevalt vaatasin, mis asi seda ründab siin. Ammustab siin nagu seda võrku. Ma mõtlesin, et saarmas, aga haug. Haug tuli võtma nagu niimoodi. Täitsa haige värk, aga haugi keelu aega, muidu paneks siia samasse praegu sisse. Ja sööda, aga ei tohi panna ja haige värk. Teen siin tööd ja ülevalt mõtlen, mis asi see mulistab ja siis vaatad mingi elukas siin. Ei, ta oli siuke 60 sendine haug nagu silma järgi. Vaatuks teist sumpa, mul on teises viidikat sees. Ega seda pole lõhki kistud, see võib hammastega kinni jääda sinna, kui ta üritab hammustada. Et siin on kõik rahulik. Okei. Crazy värk. Äkki tuleb tagasi veel sinna ründama. Äkki peaks kaamera jätma sinna või ma ei tea. No eks nüüd pressib tuugalt selle sopi ju haugi täis, sellepärast et kudeaeg hakkab ju varsti. Ja nüüd need tuleb siia sisse ikka korralikult.
et peabki mõtlema, et kas ma jätan selle sumba siia või mitte, kui tulebki selline 5-kilone, sööb omale selle sumba sisse lihtsalt koos särgedega, selline väikse sumba. Ma nüüd siin 5 minti passin, veel tagasi pole ta tulnud. Aga jah, ega mul pole aega siia vahtima jääda. Ma lähen ja teen tööd edasi. Aga jah, crazy värk. Hea küll, kui veel mulistab, siis katsume alla joosta jälle, et ma ei hakka kõigist kaamerat siia jätma, et suure tõenäosusega ta uuesti nüüd ei tule, ta nägi mind vist ära ja jah. Nii, ja kuna laudu hetkel ette valmistatud rohkem ei ole, meil on siin veel värvimisel pooleli, osa on veel üldse värvimata, osa on alles krundi all, siis ja niikuinii on vaja ka need asjad ära teha, et hommikul päike paistab, üks põgeneb siin, et päike paistab sisse aknast ja häirib juba jõhkralt hommikul vara, siis on vaja panna meil kardinapuu mingi ajutise kaltsuga, mis meil kuskilt laitsest kunagi järgi jäänud. Ja see kalts tuleb veel mõõtu lõigata tuugalt kääridega, julmalt kääridega kallale ja lasta olla esialgu lihtsalt see alt serv nagu ta on, sest me lähme alles uut kardinat otsima sinna, mis sinna sobib, aga midagi tahaks nagu sinna panna. Ja teine asi, et juba jõulude ajal plaanisime, et teeme ise mingisuguse aknalaua, aga kuna need aknalauad on lihtsalt niivõrd odavad, need ei maksa midagi, siis ma arvan, et ma ei hakka oma aega selle ise tehtud aknalaua alla praegu panema, vaid kasutame siis ära ühe plastikust aknalaua, mille ostsime, selline laiem, et see tuleb nüüd mõõtu saagida 132 peale ja siis ma näen, siin on juba mingid, aga miks on üks ainult, kui see tulebki nii-öelda 2 teha, aga see ju 2 ei ulata siia. No selge. Okei, sinna sisse. Ei jäänud sisse rohkem midagi. Et peame leiutama siis selle sinna paika. Et saeb mõõtu mõlemad ja paigaldab siis need. Et ka aega raisata ei saa ja täna ei ole sükest pööningul tegelemise tuju, et ongi sükene mitu asja korraga, et teeme siis need aknalaua asjad ja need värgid ära praegu. Nii, ja hakkame siis mõtlema, kas saeb lühemaks ja mida saeb lühemaks ja noh, siin me töötame praegu niimoodi, et no, sellest Kairit räägib ise. Pean natuke korraks teda ära tõstma taimed oma voodisse tagasi, osa siin on veel voodis, need pole veel välja tulnud, aga ühesõnaga siin on praegu, siit tuleb hommikul päike ja nendele taimedele, aga me ei taha, et päike liiga vara tuleks nendele taimedele, et mingi aeg magada ka, siis jah, oligi neid kardinaid siia ette vaja, aga jah, need tõstame ära, nendest ta räägib ise, mis tal on ja kus tal on, siis kui siit rohkem hakkab välja tulema neid asju juba. Aga kardina juurde siis, et see on 132 aknavahe ja kardinapuu on 160 ja minu arust on täiesti okei ja nii peakski olema, et sutsu on üle ka, et 15 üle ka. Et seda me lühemaks saagima ei hakkagi. Ja aknalaud, noh, 250 oli ta lai. Noh, okei, tuleb natuke kaugemale. Las ta tuleb, siia saab asju ära panna. Ja tegelikult pidime selle aknalaua ikkagist väiksemaks saagima. Sellel lihtsal põhjusel, et see 250 oleks jäänud liiga palju siit eemale. Et 2 varianti kardinatega. Kas kardinad ulatuvad siis täpselt aknalauani, siis oleks saanud ta siit olla nagu eemal. Ükskõik kui palju on ja või teine asi, kas kardinad lähevad aknalaua eest alla niimoodi. Ja me Kairitiga otsustasime, et jube kole on, kui ta jääb otse siiani niimoodi see kardin, et tahaks, et ta natukene madalamale läheb. Ja teine asi ongi, et kui ta nüüd on 250 siit eemal, siis noh, jube palju jääb see kardin nagu seinast eemale, praktiliselt keset tuba, et see on nagu jama, sellepärast võtsime ta nii, et ta jääb 14 praegu siit. Ja siis ülalt võtan ka korraks alla tagasi, et need pulgad nii-öelda läbi saagida ja natukene siis sinna poole saab kogu selle kupatuse. Aga jah, nüüd otsad ka veel vaja lõigata siia ja siis võtab kile maha ja läheb ta siia noh, nii-öelda vahuga kinni, et ma midagi muud kinnitsuvahendit ei kasutagi ja täpselt niimoodi sai ta mul jäetud. Ma mäletan, et 2 sentimeetrit oli see kõrgus ja 2 on täpselt aknalaua paksus tagant, ehk siis ta läheb täpselt sinna nii-öelda akna alla
ja jääbki siia niimoodi täpselt loodi ka. Et kui siia midagi raskemat pannagi, siis see tagantserv ei tõuse üles, ta on täpselt seal akna all. Ja noh, siit paneb hiljem, kui kile maha kraabib, siis juba silikooniga, noh, see ja selle sealt või akrüüliga. Ja jah, ega nüüd polegi, nüüd tuleb need otsad mulle siis ära lõigata ja siis see ülevalt uuesti ära teha. Ja ma näitan võib-olla seda paigaldusjärjekorda ka, et kes pole ennem pannud siis selle kardinapuuga, et mis järjekorras mina nagu asjad sinna külge panen tavaliselt, jah. Ja see aknalaud muidugi oleks võinud jätta ka siit pikema niimoodi, et teinud siit sükse hamba sisse, et oleks jäänud pikemat, aga ma hakkasin mõtlema, et siis ta jääb juba siin nagi ääres riietele ette ja teisel pool on see kohe see pistik, et siis ta oleks sellele juba ette jäänud, kui ta oleks nagu laiema teinud, et sellepärast ma otsustasin, et ma panen ta täpselt siia vahele niimoodi, nende aknapalede vahele, et ei hakka pikemaks seda venitama. Vaht on paigas seal all, akna all ja lükkame siis selle ka 14,5. Vot. Aknalaud on nüüd paigas ja kleebitud akrüüliga ka. Ilusti kinni kõik nurgad, otsad on, kõik on. Ja nüüd siis see kardinapuu uuesti tagasi, et siis kardinapuu paigaldamisel ongi kõigepealt on vaja panna need jubinad siis. Ja nende jubinatega on siuke asi, et neil on külje peal ühed augud, kust käib sisse siis siuke pisike kruvi. Ja see pisike kruvi käib sellepärast, et siis see pulk sinna ära fikseerida. Et mina jätsin sellise külje peale, et alt ei paistaks kruvi nii hästi silma ja ülevalt poolt ei saa panna, sellepärast et seal pole ruumi kruvikeerajaga keerata. Vot. Ja nüüd panemegi selle paika ära ja muidugi ennem paneme kõik siia peale ära, sest et pärast hiljem ei saa neid rõngaid peale lükata. Paneme nende kinnitus või selle puuhoidja detailide vahele siis rõngad ära ja mis iganes vaja, mingid muud kinnitused. Ja siis lähevad korgid otsa mõlemale poole ja siis lükkame need sinna sisse ja külje pealt siis kruviga kinni. Et need pulgad välja ei tuleks, et mingi kass või väike laps või midagi omal seda kaela ei tõmbaks. Ja. Kuna ma praegu üksi toimetan, siis jah, ma pean siin vahepeal ringi tõstma lihtsalt redelit. Et ma panen ühest otsast selle pulga sisse nagu ära. Et need sõidavad sinna, need ülejäänud. Jätan ta niimoodi lihtsalt lahtiselt. Loodame, et seisab. Panin teisele poole ja paneme ta teiselt poolt ka sisse ja siis vaatame edasi. Ja siis on võimalus kinnitada ka see siit alt veel, et see pulk ei käiks siin niimoodi, kui on jäetud liikumisruumi. Et selline võimalus on ka. Ja jah, siis ongi. Mina panen siit ka kuskilt kinni. Mina panen siit ka siis kruvi läbi ja siis riputame kardina üles ja vaatame, kuidas ta jääb. Ja ees ta on, et kas meil jääb see punane siia või mitte, ei tea. Võib-olla lähme leiame mingi sobivama värvi siia. Aga põhimõtteliselt meil on see siuke ajutine asi siin, kuni siis saame kuskile suuremasse linna ja saab sealt valida jälle mingisuguse sobivama. Nii, tõmbab kõrvale. On ilusti tuba valge ja tõmbab kinni. Vot siuke süsteem siis. Ja muidugi alt jah, me peame praegu selle ka, ma ei tea, kas traageldame kuidagi alt üles või see on natuke pikk siia või siis lähmegi nüüd siin lähiajal tegelikult neljapäeval, mis on siis ülehomme, lähme Võrru, äkki leiame Võrust midagi sobivamat siia, sobivamat värvi, ma ei tea, mulle see punane ei meeldi siin. Vot. Aga selge, ega rohkem polegi praegu midagi, et selleks videoks kõik ja küll, kerge magama kratid ja davai. Näeme järgmises.